tänane muinasjutt viib meid ühe vahva tegelase juurde. Väikese karumõrmi. Väikesel karumõrmil oli emme ja issi nii nagu kõigil. Ainult, et tema kutsus oma emmet memmeks ja oma issit taadiks. Memme ja taadil oli täna plaan minna metsa marja korjama ja proovisid kaasa rääkida ka väikest karumõrmjat. Kuule, järsku sa tuled meil appi? Ma täna ei tahaks tulla, sest ma pean raamaturiiulit koristama ja uues lilli kastma ja mul on nii palju töid täna. Memm ja taad vaatasid üksteisele otsa ja mõtlesid, et kus see jutt korraga tuli, et tal on nii palju toimetamisi. Aga nad said aru, et seal vist on mingi väike plaan varuks ja otsustasid nõusse jääda. Olgu nii, aga palun lepime siis kokku, et kui me tagasi tuleme, siis on see koobas, vaata selle meie puujuurde all, on täpselt sama koha peal. On kindlasti. Sobib? Jaa. Ja katsu, et sa öö peale ka ei jää. Ei jää. Karumõrm lubas kõiki asju peasi, et ta jääks koju. Ja nii oligi, et Memm ja Taat läksid metsa marjule. Nendega me saame kokku muinasjutu lõpus. Karumõrm istus üksinda kodus, tegelikult ootas sõpra külla. Aga ootamine oli päris pikk ja ta ei teadnud ka täpselt, millal sõber kohale jõuab. Ja nii kaua, kui sõpra veel ei olnud, mõtles väike karumõrm. Natuke vaata, mis seal televisioonis siis näidatakse. No igasuguseid karusaateid oli seal, nagu näiteks karu. Karu kättemätsmata. Karu. Karu proovida. Karu. Karu. Sõitusest. Karu. Karu sirgus. Karu. Papanamad. Karu. Sirgulsa. Karu. Karu ilmateade. Karu. Karu. Karu kuuse. Karu. Lastetüpa. Karu. Karu uudise. Karu. 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 Mõtiket. Karu. Karu sõrmustus. Karu. Karu televisioon. No kaua sa jaksa neid saateid vaadata, lõpuks hakkas ta ikka vaikselt tuli peale tulema. Aga täna otsustas ta oma sõbra sõnade järgi talitada, kes ütles alati talle, kuule, mida sa hädaldad, kui sul Memm ja Taat kodust ära lähevad? Tead vist, laula varem ise omale see unelaul ära. Ja nii meie karused täna tegigi. Üldse see mesimummu suts ei sobi, aga iga kord oli mõnusalt teha väike suts ära. Maaldus meie sõpruskond siis karu kummuti servale. Rääkisid maast ja ilmast, mis vahepeal juhtunud on ja korraga vaatab mesimumm toas ringi
kuule, sul ei olegi kedagi kodus või? Kus memmi ja taat on? Memmi ja taat läksid metsa, Marjule, Maarikale, Maamsikale. Siis on väga hea, siis me saame oma salaplaani teoks teha. Nimelt oli sõpradel plaanis minna korjama erakordselt maitsevat mett ühest meeletult suurest mesitarust, millel oli 6 külge, külgede peal suured maakivid ja tohutu võimas murukatus. Aga korraga juhtus see, et Karutelevisiooni ekraanile ilmus erakorraline uudis. Kaduma läinud täpselt see mesitaru. Karumaa muutus väga kurvaks. No mis nüüd küll saab? Ära hädame rohkem. Las ma mõtlen natuke. Misimu mõtles ja välja mõtles. Teate mis? Viiks õige läbi salaoperatsiooni kadunud mesitaru otsingud. Ja mindigi mesitaru otsima. Ma lähen ja puhkan ka. Ma lähen ja puhkan ka. Puhkusest paraku ei tulnud mitte midagi välja, sest tee peale jäid ette teatud metsast, kus tuli läbi minna. Esimene mets, kuhu nad jõudsid, oli näiteks küsimuste mets. Järgmine mets, millest läbi mindi, oli imestuse mets. 3. mets, kuhu jõuti, oli soovide mets. Ja 4. mets oli unistuste mets. Unistuste metsas kuulasid eemal mingisugust vidinat. Läksid ette vaagid nii vaikselt, et need tegelased neid üldse tähele ei paneksid. Ja näevadki okste peal 2 väikest lindu kuu otsa peal. Siin on siin, sa on seal. Laula mulle siin, laula mulle sa. Lendad siin, lendad sa. 2 väikest lindu kuu otsa peal. Siin on siin, sa on seal. Laula mulle siin, laula mulle sa. Lendad siin, lendad sa. Jäid kuulama, mida need tegelased räägivad ja kuulevad pealt järgmist veslu. Kuule, mina kuidagi kuulad ära omadega. No, kas nad tõesti arvavad, et nad joovad selle mesitaruni või? Ma ei tea, nad peaksid jõudma veel sillani, eks ole. Ja kusjuures mitte nii sama sild, vaid peaasi, et nad julgevad sellest Vikerkaare sillast üle minna. Ja läinud meie linnud olidki, aga meie jätsime meelde Vikerkaare sild. Edasi jõudsid meie jalad ühele toredale metsateele. Vaatame, kuhu see edasi viib. Küll on ilus metsatee. Taga kuulan ees. Kes on käinud metsateel, jätnud siia jäljed. Mina käin metsateel. Metsatee viis meid tõelise loodusnime juurde. Nimelt suure veekose. Üle kõrgustest vahutas vesi alla sügavikku. Meie sõbrad olid sellest kõigest nii suures loomuses, et nad ei pannud tähelegi, kuidas hommikul kõrgel taevas olnud päike
hakkas järk-järgult madalamale tulema. Ja siis juhtuski see, et oleks justkui vette ära kadunud. Saabus öö. Öös on teadupärast igasuguseid hääli. Mõned hääled on tuttavad, aga mõned ei olnud tuttavad. Ja sõbrad olid päris kortlikus olukorras. Kaua sa ikka jaksad hirmu tunda. Lõpus tuleb ikka uni peale. Nii juhtus ka nendega. Vikerkaare. Seda nad uudistama läksidki. Vikerkaar oli ju see, mille me pidime ületama. Mesilasel oli asi väga lihtne. Tema pani, eks ole, tiivad kõrvale tegi. Suu. Ja oligi teisel pool vikerkaar. Aga karumummil see lihtne ei olnud. Karumumm pani oma käpakesed tasakaaluks ja hakkas ettevaatlikult, no näiteks täna mööda kollast värvi astuma. Astun, seisab. Astun, seisab. Ja korraga olid ja vikerkaared kõige kõrgemas tipus ja vaatas ülevalt alla ja hõikas korraga, mida ta näeb sealt. Mulle, kas sa juba näed sealt mesitaru? Jaa, ma näen, seal paistab üks majakene messitaru moodi. Palun jäta see meelde, aga nüüd tule edasi. Karumumm läks otsa edasi. Astun, seisab ja viimane. Aga elus on ikka niimoodi, et kõik see, mis sa kusagil kõrgelt näed, muutub hoopis teistsuguseks, kui sa jõuad maa peale. Nii läks ka meie sõpradega. Maa peale ei juhtunud, nad ei näinud mesitaru veel ikka mitte kusagil. Oli vaja minna juurama. Kus on? Ja kas on? Kes seal veel on? Astuti pika sammuga, vaikselt. Nii vaikselt, et mitte selle metsa tegelasi segada. Ühele poole, teisele poole. Aeg edasi kõita. Vahepeal sai mõne kiirem saada. Jälle mingi puu taha varju. Ei midagi. Ikka ei midagi. Siis korraga täiesti ootamatu. Oi, need olid ainult puuoksad, mis natuke ehmatasid. Jälle teisi puuoksad, aga need olid palju madalamad. Ja siis korraga tõmbasid. Ülesse vaadates nähtad korraga, kuidas algas meel piiskades sadu. Sain arvestada ka päris lähedale. Edasi läks luuramine selgeks. Jälle puu taha varju. Mul on tunne, et me oleme juba päris lähedal. Juba tunned peaaegu meie lõhna. Edasi läks õiget pidi. Viimane luuramine põõsale. Ja siis me näemegi. Vaata! Seal see mesitaru oligi.
lase oma käpp alla. Mina lähen läbirääkimisi pidama. Kas ootad mind siin? Okei. Kas ma tõesti julgen seda teha? Selge. Tegin ettevaatlikult mesitarukse lahti. Ta on täiesti üllatunud. Kuulge, juba kogub kokku. Korraliku peo selle peale ja tehtigi üks korralik mesipuhu tšetša. Mis maitsevaid asju kõik mees saab ära süüa. Mina olen esimene. Mulle maitseb meemustikas. Sulle maitseb meemustikas. Mulle maitseb meekook. Sulle maitseb meekook. Mulle maitseb mesi. Sulle maitseb mesi. Mulle maitseb meejäätis. Sulle maitseb meejäätis. Mulle maitseb meekook. Sulle maitseb meekook. Mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša-tša. Mulle maitseb meejäätis. Mulle maitseb meekomm. Sulle maitseb meekomm. Mulle maitseb meemustikas. Sulle maitseb meemustikas. Mulle maitseb meeapelsin. Sulle maitseb meeapelsin. Mulle maitseb kartulikrõpsud. Sulle maitseb meekartulikrõpsud. Mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša-tša. Mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša, mesipuhu tša-tša-tša, tša-tša-tša. Kõigil oli nii lõbus tuju, kui korraga Karmumi nägu vaadates, oi jälle midagi ei juhtunud või mis. oi, aga mina tahan koju tagasi minna. Mis sa seal kodus kokku lubasid? Ma lubasin, et ma ühtegi ööd kodust ära ei ole. Nüüd tuleb juba jälle uus öö. Kuule, sul on mõlgus. Oota, rahu, vahendab selle õigu ära. Ja läks mesipuhu korraks ära. Ja tuli tagasi mingisuguse imeliku riidetükiga. Kõik jäid seda vaatama ja avaldasid kõvaäärset arvamust. Mis asi see on? Stopp! See on see, millega me koju saame. Mis asi see on? See on õhupall, see tuleb täis puhuda. Ja puhutigi pall täis. Olimegi üleval kõrge õhus. Kui lahe see oli. Kõik oli näha ja kodutee oli näha. Mõnus. Kui korraga mesipuhu märkas. Kuulge, meil on ees üks suur puu, hoiame akna poole. Tüüvad see tagasi. Järgmisena nähti eemal, kes ütles meil õige asja. Oota, hoiame peegi poole. Ja vaata tagasi. Ja siis me sõitsime üle nendest kõikidest metsadest ja nägime järsku meie suurt kuusepuud ja kuusejuur ja juurte all koobas. Ja menn ja taat olid koopa ees. Toimus pehme juure juures moodina. Tüki aega ei kostnud õhupalli alt mitte midagi. Ja siis korraga. Kuule, Karmum, kas sul on ikka kõik korras? Ei sõnagi. Karmum, kas sul on kõik korras? Kui õhupall tuli Karmumi pealt ära, vaatas otsa kõige nunnu koju jõudnud. Otsime üles oma selle kuuse juurde.